Tšau, tšau. Ole hea, tule istu. Kui sul on mõni tekk, midagi kõrgemat, paksemat panna istumise alla, siis see oleks väga hea. Annab sul natukene kõrgust ja paneb su keha ja selja asendi oluliselt paremasse kohta, et see ei väsiks ära nii kiiresti. Anna endale üks moment nihele asendisse, sule silmad. Ja alustame siit hästi suurte õõlaringidega ees taha. Ja et proovid viia siis õlad nagu kõrvade juurest läbi hästi suure kaarega. Ja siis proovid tagurpidi ka tagasi. Tagant ette. Võid lasta ka korraks nii, et tõmbad õlad kõrvade juurde ja siis lased neil lihtsalt alla kukkuda hästi kergelt. Veidi pead kaela liigutada intuitiivselt. Märgata, kuidas täna on enesetunne seal piirkonnas. Ja siis leia oma puusad ja alaselg üles ja hakkad nagu liigutama puusa taha ja ette. Vaagnad puusa taha ette. Nagu justkui kannad raskust üle istmiku punktide. Justkui kumernõgus ja kaasa kogu see selg. Lülisammas kumeraks ja nõgusaks. Jälle liigu nii kiiresti või aeglaselt, kui sa tahad. Ja mine ka ringile. Käid kõik kellaajad läbi. Et see initsiatiiv tuleks sealt puusast, vaagnast ja siis kogu see lülisammas tuleb kaasa ehk ülakeha ja need liigutused lähevad järjest suuremaks. Et võta ruumi, leia ruumi. Hingan jälle nina kaudu sisse, nina kaudu välja ja vaheta suunda. Mine teistpidi ka. Ja kui tahad, pane hingamine juurde nii, et hingan eest ringiga sisse tagant. Hingan välja. Tule ette taha liikumise juurde tagasi. Kergelt kumernõgus. Samast liikumist võid ka teha täitsa vabalt, kui sa istud toolil. Võta väike moment, peatu, tunneta, mis kehas toimub, mis muutus. Ja siis võid panna selle teki endale kõrvale. Ja tule kohtume toeng põlvituu sees. Paneme selle vundamendi hästi paika. Pane oma keskmised sõrmed puuduta omavahel ära mati peal. Ja siis pööra sõrmed otse. Ja see on sinu õlalaius. Et randmed jääks õla alla. Põlved on puusa all. Ja kui see on paigas, tõmba kassiküüru. Ja siis nõgusaks vaheldumisi. Tõmba sabajalge vahele, kogu lülisammas tuleb kaasa lõugrinnakule. Istmikupunktid lakke, rinnakut on ettepoole, pilk tuleb otse. Hingan välja, kumer selg. Hingan sisse, nõgus selg. Leia oma tempo. Ja kui sa tahad, siis proovi viia üks käsi 180 kraadi siis selle sama põlve suunas ja proovi sama veel. Et see randme osa on seotud hästi palju meie kopsu piirkonnaga, et kui sa justkui pöörata väljapoole, siis tekitad oma kopsule ka rohkem ruumi ja sul on parem hingata. Kui tegid ühe käega, pööra teine. Väga hästi. Ja siin märka ka, et ei paneks käsi liiga kitsalt kokku, et see õlalaius siiski jääks. Tubli. Ja too see käsi uuesti otse tagasi. Kutsika poos või sulava südame asend, ehk siis käed hästi kaugele, põlved puusad. Üksteise all. Rinnak vajub kas lõugmatile või otsmik. Hinga hästi sügavalt.
Siit tule leia, vii oma puusad kandade suunas, tule lapse asendisse. Võid siin ka natuke puusa liigutada ühele teisele poole. Kerepööre, vii üks käsi käe alt läbi. Pane pihud kokku. Just, et sul randmed, küünarnukid jäävad nagu ühele joonele. Sirutan nüüd selga. Lülisammas on ka ühel joonel ja pööran. Ja iga sissehingamine on sirutus, iga väljahingamine on natuke nagu rohkem pööran. Leian ruumi. Vaheta pool, proovi teisele poole ka. Jälle mõtled, nagu sa näed ka siin videost, et mu lülisammas, puusad, pea on kõik ühel liinil. Siis hingates pikendan, välja hingates pööran veidi rohkem. Väga tubli, tule keskele. Tõmba selge hästi kumeraks ja nõgusaks. Pööra päkad alla ja leiame siit esimese alla vaatava koera. Ja mine vii oma koer väiksele jalutuskäigule. Mulle meeldib alati öelda, et vahet ei ole, kas sul on kodus koer või mitte. Et iga päev võiksid oma koera natukene jalutada. Ja su keha või see koer täiega on tänulik sulle. Ja et puus ka liikuma. Jälle nii-öelda tunde järgi. Siis tule leia sükke paigalolek. Kõverda jalgu, lükka puust taha üles ja sirutan. Võid mõned korrad vaadata ka ja siis proovi kaasa teha. Ehk nagu ma kükin alla, siis lükkan puusa saba kondi lakke. Hingan sisse, kõverdan ja hingan välja alla vaatav koer. Ja pane tähele, et jalad ei pea lõpuni sirutuma. Ja kannad ei pea matti jõudma. Aga võid mõelda, nagu pikenen reie tagaküljelt hästi palju. Kael lase vabaks. Tubli, too raskus kätele. Säti randmed täpselt õla alla. Ja nüüd, kui sa lähed siit tagasi alla vaatavasse koera, siis tegelikult see ongi optimaalne alla vaatav koer. Ja tule minuga kaasa. Tulen kätele, keha sirgeks, toenglamang ja alla vaatav koer. Sisse hingates ette, välja hingates tagasi. Leia oma rütm. Hästi, ole hea, astu oma vasak jalg vasakust käest väljapoole, võid käega aidata. Pane vasak käsi põlvele, parem käsi jääb õla alla ja nüüd ma sirutan selga ja ma leian taas kord kerepööret. Kui tahad, siruta käsi lakke. Hästi, too käsi matile, põrandale ja astu tagasi alla vaatavasse koera. Astu parem jalg seekord, pane vasak põlv maha. Ja parem käsi leiab parema põlve. Ma pööran seda vasaku tõlga sinna parema põlve suunas. Just, ja parem käsi võib-olla läheb lakke. Tubli, tulen keskele. Ja astun nüüd ka vasaku jala siis vasakust käest väljapoole. Pööran sinu poole, mis sa näed paremini. Joogakükk, et kui saad too puus nii alla kui võimalik, võid jääda kõrgemale. Pane pihud kokku. Ja siin ka sirutan selga, natuke kiigutan, liigutan, nihelen heas mõttes. Toeta üks käsi matile ja siis teine käsi läheb üles diagonaali, taaskord pööran ja vaatan käega kaasa. Langeta käsi, vaheta, sisse hingates sirutus, välja hingates pööran, vaatan. Tubli, proovin uuesti teisele poole. Kerepöörded igasugused on justkui väiksed armastuskirjad iseendale, oma lülisambale, meeleolule ja tegelikult kõigele, kogu kehale. Tubli, ja nüüd leia uuesti alla vaatav koer, ehk astu jalad tagasi. Too raskus kätele ja nüüd teadlikult, rahulikult langeta puusa, ülesse vaatav koer ja siis tagasi alla vaatav koer.
hingan sisse, ülesse vaatav koer ja alla vaatav koer. Jällegi, kui minu tempo tundub sulle kiire, siis võta aeglasemalt. Sinu aeg, sinu praktika. Ja too rinnak süda esile, kui sa painutad ja siit voldi ennast kokku lapse asendisse. Väga tubli. Tule taas kord alla vaatavasse koera. Tule nüüd tipi väikeste sammudega, tule mati ette otsa. Jalad enam-vähem siis puusalaius, et kui 2 rusikat paned jalalabade vahele, siis see ongi puusalaius. Ja kui tunned, et see on kitsas, võid julgevalt võtta laiema. Ettepainutuses mõtle, et sul on kõhu eesosa, reiepealne on alati väikses kontaktis. Pea on käte vahel, nagu raamitud ära. Võid kanda raskust varvastele kandadele. Keha võid ka kiigutada vasakule paremale, kui sa tahad. Kui meeldib, võid silmad sulgeda hetkeks. Mõtle, et sa oled see märgpesu, kes ripub üle pesunööri. Hinga rahulikult ja sügavalt. Vabasta käed matile. Tule langeta siit puusa, jälle kui saad. Ja nüüd tulen üle sirutusse. Kergelt nagu taha painutusse. Nüüd lähed tuldud teed tagasi, istud nagu toolile. Käed maha matile, kael vabaks, saba üles. Tuled uuesti. Tulen nagu alt läbi. Ja siis sisse hingates sirutan, painutan. Väga hästi. Ja välja hingates vaata, nüüd võid võtta ka sõrmsööngu ja viia käed üle pea. Või siis jätka seda esimest varianti. Aga sõrmsööngus käed üle pea viia on ka hästi mõnus õlale. Ja jätka. Taas kord, kui tahad, võta oma tempo, võid ka minuga ühes rütmis liikuda. Ja kui ettepainutusse jõuad, lase kael hästi vabaks. Ja tulen uuesti, lükka jalad, tallad mati sisse. Hingan sisse, tulen üles. Hingan välja. Sõrmsöön kael vabaks. Ja siit võid ka viia raskust viin käsi ühele poole, vaatan teisele poole. Kannan raskust ühelt jalalt teisele. Vabasta käed ja tule langeta puuse, tule istu matile. Tule nii, et vaatad, sul selja taga on natuke ruumi, et minna selili. Jalad on ees, siruta käed ja nüüd hakkad lüli haaval, hakkad rullima ennast matile nii aeglaselt kui saad. Natuke pingutad ka kerelihaseid. Hingan sisse, viin käed üle pea. Ja välja hingates hakkan tulema tuldud teed tagasi lõugrinnakule, alumised roided puusanukkidesse sirutan ja võid jalgu nüüd veidi kõverdada ja siis painutan ette. Tee endale üks suur kallistus. Viin käed uuesti üles ja lähme uuesti lüli haaval. Tubli. Hingan sügavalt sisse. Ja välja hingates too käed lihtsalt alla keha juurde. Kõverda jalad, tallad maas puusa laiuselt. Ja veidike siit nagu autokojamehed liigutan põlvi ühele teisele poole. Natuke vabastada puusa alaselga.
ja siit võta oma parem jalg, aseta üle vasaku põlve ja nüüd võtad kas siis reie tagant sõrmseongu või sääre eest. Tõmbad justkui jalgu siis enda poole. Ja mulle alati meeldib natuke liigutada ja otsida seda kohta, kus see venitus sinna paremasse tuharasse tekib ja olla seal rohkem. Vabastan, lõdvestan ja kordame sama teise poolega ka. Vasak jalg üle parema põlve. Leia sobib kõrgus, aga võta nii kõrgelt, et sa saaksid oma pea, õlavõtme ehk ülaselja hoida mõnusalt maas. Ja vabastan, lõdvestan. Jätad allad matile ja tõsta oma tuhar, puusad üles. Nii palju kui saad ja tule õlgadega roni üksteise poole. Võid võtta sõrmseongu nagu mina. Kui see on ebamugav, siis jätta käed lihtsalt kõrvale ja pihud põrandale matile. Hinga ruumi oma südame taha. Siis korraks tule tagasi alla, võtta põlved kaissu kägarasse. Ja proovime uuesti. Sinu valik, kas sa nüüd kordad siis täpselt sama. Võid võtta ka siit kandadest näiteks kinni või pahkluudest. Ja tulen too puusat vaikselt matile, võtta põlved kaissu. Õnneliku lapse asend. Ehk vii põlved siit välja poole, võtad kas talla seest, väliskülje võid võtta ka pahkluudest kinni. Kergelt hoida, kiigutada, liigutada. Sirutada ka ühte jalga teist. Ja siis vabasta lõdvesta. Vii käed kõrvale, pane põlved kokku, kerepööre, taastavad kerepöörded. Lõpetuseks on alati hästi meeldivad, hästi mõnusad. Ja siis tulen keskele, vahetan. Kui tahad, siis võid jääda ka palju kauemaks sinna ühele poolele. Ja siis tule aita ennast istuma. Jälle siruta selg. Märka, kuidas sa ennast tunned. Ja võta oma käed hinga sisse ja hinga välja. Hästi suur aitäh iseendale selle aja eest. Tubli oled. Näeme jälle. Tšau, tšau.